Kas oled kunagi üksi istunud ja tundnud end täiesti hüljatuna? Selline vaikus, mis mitte ainult ei kaja, vaid kumiseb su luudes. Ja äkki tundub, et elu on kaotanud kogu oma mõtte. Kuula, isegi kui kõik teised on sinust ära pöördunud, taevas ei tee seda kunagi. Issand ütleb, kuigi sind on hüljatud, vihatud ja keegi ei möödu sinust, teen ma sinust igavese uhkuse rõõmu põlvest põlve. Ma tean, mis tunne on olla kõrvale jäetud, unustatud. Kunagi olin ma ümbritsetud sõprade, pere ja naeruga. Siis aga üks ühele inimesed kadusid. Kõnedele ei vastatud, uksed sulgusid, tundsin end nähtamatuna. Kuid isegi kui mu maailm vaikseks jäi, ei nihkunud Jumala pilk kunagi. Võib-olla on see ka sinu lugu. Seisad purunenud unistuse äärel, hoides käes seda, mis oli. Kuid kuula mind, sinu valu ei ole lõpp. Jumal töötab, isegi praegu. Igavene au. See kõlab võimsalt, eks, kuid see ei tähenda täiuslikkust. See tähendab taastamist, Jumal muudab sinu haavad pärandiks. See on siis, kui tänasest häbist saab homne kroon. Sinu teekond, jah, sinu oma, võib süüdata lootuse kelleski teises. Jumalaga ei lähe sinu armid raisku, neist saavad seemned. Kujuta ette, just see koht, kus sa nutsid, hakkab ühel päeval naerust kajama. Sinu paranemine, sinu tõusmine inspireerib põlvkondi, keda sa kunagi ei kohtagi. Seal, kus sa kunagi üksi seisid, leiavad teised varjupaiga. Mulle meeldib Iobi tõotus. Puul on lootust, et kui see maha raiutakse, tärkab see uuesti. Veelõhna peale see õitseb. Nii et kuulutagem seda koos. Mind ei ole hüljatud. Jumal kirjutab minu lugu ümber. Seal, kus mind häbistati, ma säran. Minu elu kajab läbi põlvkondade. Jumala veelõhna peale tõusen ma uuesti. Las ma palvetan sinuga. Isa, ma annan sulle oma elu tuha. Taasta mind oma sõnaga. Tee minust igavene au. Las minu lugu saab paljudele rõõmuks. Ma usun, et sa pole mind hüljanud, sa alles alustad. Jeesuse nimel, aamen. Pea meeles, sind ei ole hüljatud. Sind ei ole unustatud. Breaktime. Sa oled valitud särama. Igavesti. Laiki, jaga ja telli. On keegi, keda sa armastad, kes peab seda kuulma.